Tervist, armsad vaatajad! Oleme üsna pikalt pausilt tagasi jõudnud siia kaamera ette, et teieni tuua siis selle hooaja ehk siis 2020 ja 2021 kokkuvõtte. Olen seda pikalt edasi lükanud ja kogunud mõtteid, millest rääkida ning üles kirjutanud kõik need teemad, mida ma tahaksin siin teieni tuua. Et video võib tulla üsna pikk. Ma üritan selle võimalikult kompaktseks teha, et oleks nauditav ja oleks teil lõbus vaadata seda. Alustame kõigepealt sellest, et Saaremaa duatlon oli ära. Siis peale seda ma otsustasin, et esimene mõte oli, et ma lähen Tartusse 10 kilomeetrit jooksma veel. Aga kuna ma nägin Saaremaal enda jooksukiirust, siis ma otsustasin, et ma ei tee seda ja ma naudin hooaja lõppu hoopis teistsugustel võistlustel. Käisingi näiteks Saaremaa Tour of Vikingsil, kus sõideti gravel-ratastega 310 kilomeetrit ümber Saaremaa. Koosnes 3 etapist ja kõik etapid olid ühel päeval. See on siis minu elu kõige pikem rattasõit, 310 kilomeetrit, kokku võttis see aega meil 9 tundi ja 9 tundi 35 minutit minu meelest, et üle 30 keskmise. Ja siis peale seda otsustasin uuesti järgmine nädalavahetus Saaremaale minna ja teha Saaremaa 3 päeva jooks. Ei, see ei olnud järgmine nädalavahetus. Ja Saaremaa 3 päeva jooksul ma läksin nautima, et ma teadsin, et mul nagu erilist jooksukiirust hetkel ei ole, et ma tean, et siuke 3.25-3.30 on nagu mõnus ja kõik need 3 päeva ma suutsin täpselt sama tempoga ära joosta. Niimoodi, et kokkuvõttes siis tuligi mul siis taskus 10. koht. 9. koht jäi siis 3 sekundiga kaugusele. 3 päeva siis kokkuvõttes tuli ajaks 2 tundi 25 minutit. See on siis maraton, oli 3 päevaga kokku vaja joosta. Ja ütleme niimoodi, et tundub, et sellest võistlusest saab nagu iga hooaja lõpu siis traditsioon. Käia Saaremaal ja joosta 3 päeva järjest. Ja peale seda hakkasid asjad natuke teistmoodi kiskuma, kui ma ise olin planeerinud. Et peale Saaremaad tahtsin ka Kadrina basseini triatloni teha. Lõpetada siis hooaeg sellise kodukandi võistlusega, aga tuli hoopis koroonaviirus mulle külla ja võttis mind pooleteiseks nädalaks rajalt maha. Põdesin selle läbi, mis parata. Läks seekord nii. Kokkuvõte. Nii. Kindlasti kõik tahavad teada, mis numbrid see hooaeg nagu tulid just treeningkoormuse osas. Et ma kirjutasin omale üles, mul on siin paberi peal. Et siis ujumist tuli kokku 234 tundi ja 41 minutit ehk siis kokku 836,7 kilomeetrit. Ratast umbkaudselt 343 tundi, 10 088 kilomeetrit, jooksu tuli 176 tundi ja 2280 kilomeetrit. Et võrreldes eelmise aastaga on need numbrid suuremad, see on nagu positiivne, aga tundide poolest oli see aasta vähem. Mul tuleb varsti küsimus, millele ma sellele tundide asjale vastuse annan, et see tuleb nüüd järgmisena. Üks küsimus tuli härra Timo Järeti poolt, panen selle küsimuse siia. Tema küsis, et mitu tundi mul see aasta tuli hooaja peale ja võin tundide pealt täpselt öelda, et tuli 772 tundi ja võrdluseks võin tuua, et see tuli vähem kui eelmine aasta, sellepärast, et eelmine aasta oli vähem võistlusi ja natuke rohkem teadmatust, et mismoodi hooaeg välja kujuneb. Ja siis saigi nagu eelmine aasta rohkem trenni teha kui võistelda. Et see aasta tuli tunduvalt rohkem
siis võistlusminuteid kui eelmine aasta ja selle arvelt on ka siis tundide arv natukene vähem kui eelmine aasta. Ja võistlusi siis, toome võistlused ka välja. Käisin siis ühel ujumisvõistlusel, 1500 vabalt Eesti meistrivõistlustel. Käisin ühel rattavõistlusel Tour of Vikings ja 3 erineval jooksuvõistlusel, 5000 meetri staadionil, murdmaajooksu Lääne-Virumaa meistrivõistlused ja Saaremaa 3 päeva jooks. Triatloni tegin kokku 7, kus siis oli 2 sprindidistantsivõistlust, siis 2 supersprindidistantsi 2 erineval päeval EM-il Kitzbühelis. Siis oli 2 olümpiadistantsi, 1 poolpikk ja 1 täispikk. Niimoodi, et mul hooaeg algas selliste, oli nagu progresseeruv distantside mõttes, et alustas sprindidistantsidega, supersprindiga ja läks aina pikemaks. Olümpia, poolik ja täispikk. Ka hooaja alguses oli 1 duatlon ja hooaja lõpus ka 1 duatlon, just Eesti võistlused. Ja kokku tegin siis sellel hooajal 14 starti, mis on märkimisväärselt rohkem kui eelmine aasta. Sest eelmine aasta oli veidi rohkem sellist teadmatust. See aasta oli tunduvalt rohkem paberite määrimist, testide tegemist ja muu seondub, mis eelnevatel aastatel ei olnud ja see aasta võeti nüüd käsile, et võistlusi saaks ikkagi korraldada. Hooaja jooksul õnneks ühtegi vigastust mul ei tekkinud, mis oleks sellise suurema pausi või augu teinud kuskil hooaja siseselt, et pigem see hooaja lõpus tuligi see viirus ja see siis nii-öelda oli selline pikem periood, kus minu aktiivsus siis oli ainult kõndimine, mitte jooksmine, ratasega ujumine. Et alguses oli ennast küll keeruline ikka käima saada, aga vähehaaval tuleb siin hakata uuesti liikuma ja teha erinevad siis analüüsid, et mis mu organismis toimub ja mida ma tegema peaksin hakkama, et uue hooaja alguses olla terve kui purikas ja alustada siis töö tegemist. Tänada oma kallid toetajaid, kes on sellel hooajal mulle siis õla alla pannud. Alustame ProSwimist. See ProSwim on siis ettevõte, kes müüb ujumisvarustust kui ka triatloni varustust. Nad on minul siis olnud abiks juba 2 või 3 aastat ja nad aitavad mind sellel aastal edasi varustusega ja tõesti kummardus teile, et olete mu kõrval olemas ja meie koostöö sojub, et aitäh teile ja teilegi vaatajad. Kui tahate nendelt midagi tellida, siis nende koduleht on proswim.ee. Järgmisena Voore Farm OÜ. Nemad on minu kõrval olnud juba väga pikka aega, et kunagi sai isegi nende juures tööl oldud teha hooaja siis suviseid tegemisi, et ja nüüd nad on viimastel aastatel aidanud mind finantsosas. Ja nad on siit Viru Jaagupi ettevõte ja aitäh teile. Siis järgmisena on F-Steel, kes on siis minu väga hea sõber Fred Liivak, on ettevõtte juht ja tegeleb metalli siis tööstusega, et kui teil tulevikus on vaja päikesepaneeli parki ehitada, võtke julgelt F-Steeliga ühendust ja tehakse teile hea pakkumine ja saate oma siis päikesepargi tehtud. Et peale selle nad ikkagi teevad ka teatud tellimustöid, mida inimene soovib. Järgmisena on Vinnivald. Nemad on ka juba mitu aastat mul finantsosa toetanud ja suur tänu Uno Muruveele ja Rauno Võronale, kes seda kõike on siis aidanud ja aitäh teile. On Agva Spa,
kus ma saan käia ujumist teha, vajadusel siis taastumiseks kasutada nende saunamaailma, mis on suureks abiks minu spordikarjäärile. Ja siinkohal ka aitäh teile. Järgmisena on siis transpordiettevõte, mis tegutseb siis Kundas ja nemad on ka juba päris mitu aastat aidanud mind finantsosas. Aitäh teile ja loodan, et meie siis koostöö ikkagi jätkub. Ei saa ära mainimata jätta enda tädist, tädi Ainika. Samamoodi aitab mind finantsosast, aitäh sulle. Koostöö endiselt jätkub. Mulle see on meeltmööda ja see on väga suureks abiks minu karjääril. Ja kindlasti minu vanaema, minu sugulased, minu ema, minu isa, minu vend. Kõik on suureks abiks olnud sellel teekonnal, mis on mind siia toonud. See oma siis nii-öelda lähiringkonna inimeste toetus on selline keeruline mõõta, kui palju keegi on aidanud, see kõik, mida nad on teinud, see on mulle edu toonud ja ma südames tänan, et nad on mu kõrval ja aitavad mind. Kui teil on mingid ideid, millest ma võiksin videosi teha, siis kirjutage mulle minu Instagrami või minu Facebooki, et saaksin teieni tuua neid teemasid, mis teid huvitab, mulle selline videote tegemine meeldib ja kui ma saaksin vaatajaid aidata oma teadmistega, siis see on teile kasulik, see on mulle kasulik ja see on meie kõigi jaoks selline huvitav kogemus. Siinkohal siis tõmbakski need otsad kokku, siis läinud hooajale keeran selle purgikaane kinni, teen siit kapi lahti, panen purgi kappi ja see on ajalugu. Lühidalt siis oli tore aasta, järgmine tuleb toredam ja näeme juba järgmine kord. Tšau! Küsimuste ja vastuste video on tegemisel ning jõuab peagi teieni.